arusaam, et see tehniline kohtunik on just see kuri paha onu, kes Kiusab. jah, kiusab. Et Vaatad trakse, tõmbad traksis, võtad kinni, tõmbad traks, kukud küljest ära. Ja tema läheb sõitma ja ta ei sõida aeglast kassi. Siis vaatad otsa talle, et sa pead, mis toimub. No tehnilised on ju kõik, ta on ju klamber ja ta on. Kas ta koos ka püsib või? Ma ei tea, aga siin kahtlen. Ja kui sa maha pidu teda ei jõua, siis tulevad sõjavanud ütlema, et ära nii kaugele tule. See on siuke väike konks asja juures. see on juba kaunis kriitiline seal. Ja süda jätab lööke vahele seal ja kõige parem on see ka, et tere Sipul! tere Harri! Sa oled ka natuke mees nagu orkester. No annad näppu ja siis jooksevad muud asjad sinna järgi, jah, nii ka on. Sa oled ju meil kohtunik. Ja. Just ka tehniline kohtunik. Täpselt nii. Sa oled ju meil korraldaja. Vastab tõele. Siis ka klubi eestvedaja. No jah. Ja ju ka teelt sõiterolli oled täitsa katsetanud. Ja vahest, kui midagi nendest eespool ei tee, siis ju mida ma sinna pealt vaatajaks läheme, teeme endal margi täis ja siis on asi korras. Aga kuidas sinu jaoks see kõik üldse nagu, kõik alguse sai? Kuidas kõik alguse sai, sa mõtled pigem siis kiirendust või üldse, kuidas kõik alguse sai? Jah. Kuidas üldse tehnika juurde jõudsin öelda? Tehnika ja autod ja just see kiirendus. Selles mõttes, et see on hea küsimus, et tegelikult ei ole minul ka ühtegi lähedalt nagu inimest või ütleme, et kes oleks nagu tehnikaga seotud. Eks seal ikkagi mingid sõbrad tekkisid, ikka noored poisid autod. Ja ega mul mingit isa või kedagi siukest ei olnud, kes oleks nagu väga tehnika inimene. Eks see punnimine hakkas, vanad head tekkisid parkla kogunemised ja siis hakkas see korralduse entusiast juba sealt pihta. Ja siis see huvi, eks siis oli ju see aeg, ütleme, et ma olin siin muidugi väga noor poiss, aga huvi oli nii suur, et oli veel foorumi ajastu veel väga kuum. Ja sealt siis sai loetud neid asju ja nähtud ja pluss sa vaatasid nagu nii liiga palju Kiiriti Väste filmi. See on kindlasti üks nendest asjadest ka muidugi. See on ka väga aus, vähemalt esimesed osad on. Aga jah, et too aeg olid kõik, kes ütleme täna väga suurt motosporti teevad, olid kõik ju, ütleme, et jah, Tallinna poole pealt tegid ka, ütleme, et õhtupimeduses vigurid ja kuskilt kõik kasvasid. Ja sealt hakkas nagu asi pihta minul ka, jah. Et mingi aeg jah, siis hakkaski see korraldamise asi pihta ja siis hakkaski plaan, et siin ju Põhja-Eestis oli väga vahva, iga kevad oli ju ja avati nii-öelda vana nimega, ta oli Street Resort avamine, nüüd on ta nii-öelda avalaks. Ja siis tekkis ju idee, et lõpuks, et võiks ju Lõuna-Eestis ka midagi olla. Sest et too aeg veel nagu Lõuna-Eestis veel nagu elu käis veel. Ja siis sealt see nagu hakkas see parklahäng. Ja sealt edasi, aga päris nagu kiirenduse juurde tekkis muidugi kui iga olema ausad, ega jah, isegi olen olnud selles mastaabis, et mingi hetk tuli võidu sõita hämaruses, proovida seda asja ja sealt sai nagu tehtud, aga kunagi Kristjan Veedler, see võis olla aasta mingi, ma ei ütle äkki 14 või 15, 13, ühesõnaga sinna auku, foorumis on tuttavaks Kristjan Veedleriga, ta siis surus kogu aeg, mis te siis teete, tulge oma pundiga parem sõitma, saate ajad teada. Aga too aeg oli muidugi, mis asja, meil kõik too adrenaliin on palju huvitavam, ikka nagu kiirede vihaste stiilis, ja siis ta saigi niimoodi tehtud, et alguses kutsus ta kunagi meid nii-öelda appi, siis oli ta juba nagu nii-öelda kommuuni appi ja siis juba aastal 2016, kui oli Shelly võistlus, siis ma olin juba seal korraldusmeeskonnas inimestega päris õigel kiirendusvõistlusel nii-öelda. Ja 17 olin juba kohtunik ja siis sealt see asi kasvas. Aga see samas korra filmist rääkides, et tegelikult kuidas mingisugused filmid või nagu suure populaarsuse saanud asjad, vaata kuidas mõjutavad.
Jaa, kindlasti jah, sest et jah. Et just seesama ka see, et noh, nagu tagab hämaras on nagu kuidagi niisugune rohkem adrekat või midagi ja sama on ju alles ju Ameerikas oli ka, et Ameerikas on ju siiamaani väga populaarne asi see Street Outlaw. Jaa, loomulikult. Et esialgu ta oli samamoodi, oli ju saade lihtsalt tänavavõistlejatest ja sellest lõpuks kujunes välja ju ametlik võistluste sari, kus nad sõitsid, mis siis oli see No Prep Kings, kus nad siis sõitsid rajal, aga niinimetatud ilma preppimata, et oleks võimalikult see nagu tänavalaadne asi. Ja see läks ju NHRA-l väga suure kella külge mingi hetk. Et vahet ei ole, et nad rajal sõitsid, aga et propageeritakse liiga palju seda illegaalset tegevust. Ja siis oligi see, et millest kogu kühvel oli. Sest et siis see firma või bränding, kes selle Street Outlaw No Prep Kingsi tegi, nemad oskasid oma müügitööd nii palju paremini teha, et Street Outlaw võistlustel, ametlikel siis nendel No Prep võistlustel olid tribüünid paksud rahvast täis, kõik oli välja müüdud, tasulised laivid, asjad, see oli nii populaarne, et lihtsalt neil oli publikut nii palju rohkem kui NHRA ametlikel võistlustel ja sealt läks siis, sellest tulid tegelikult siuksed käärid vaata. Aga samamoodi, et see on ka nagu praegu nüüd läbi interneti on rohkem teada, aga ega tänu sellele ikkagi Ameerikas ka see siuke kiirete suure slikiga autode tänavakultuur on läinud nagu Ameerikas ka ikka nagu väga, väga buumile vaata tänu nendele samadele saadetele. Ega ta nii, üks ta on igal kas siinpool lompi või sealpool lompi, eks ta nii on, ega siin teise pool lompi on neid sarju samamoodi, mis on, mida nii-öelda aktsepteeritakse, aga tegelikult on kõik ju sukene sugemed on täiesti ju sellest samast. Jah, aga just praegu teen seda mõtlemata, aga lõppkokkuvõttes on siis ju riigi suure meedia tegemata töö, et kui Ameerikas sul ongi Discovery kanalil, mis on üks populaarsemaid kanaleid üldse, ongi sari sellisest asjast, siis võib-olla võttagi see, et äkki siis nagu siinpool lompi või vahet pole, et peakski võib-olla televisiooni või siis nagu mingite suurte organisatsioonide poolt olema rohkem nagu seda, ma ei mõtle nagu nüüd isegi korraldusmeeskonda, et nagu siin kas alakomiteele või nagu korraldajatele nagu näpuga näed, vaid pigem ongi juba meedia poolele. Kui pigem Delfi teeb meile tööd, et kõik kiirendajad on illegaalid, mis tegelikult on, ei ole täitsa nii, et siis pigem peaks äkki just seda vaatama, et mis sa sõrmega vehid kogu aeg, et võtke kätte ja tehke hea müügitööga nagu siis sellest motospordi osast nagu siuke kõnetav ja hästi müüv siukene saade, et võib-olla kohe siis osad vaatavad, et kuule, seal on palju ägedam ja kollivad sinna üle. No kindlasti see annab ka mingi tõuke, aga seda sama asja, nagu sa just räägid, kui 16 aastal oli Shell, kus oli 2 Streeti A ja B peale kokku mingi äkki 15 võistlejat äkki või? Ja peale seda tekkis meil huvikaaslastega, siis oli juba nii-öelda ka ametlik keha ja klubikaaslastega idee ja siis me tutvustasime. Ja tutvustasime seda ja kaasasime sõitjad, kaasasime, kes raadil oli, ketil oli kohal, kes rääkis, et kuidas nagu võid sõita ja teha. Siis peale seda kasvas Street A ja B sõitjate osakaal sinna niimoodi, et ma ei kujuta ette, mingi 40-50 autot äkki oli vahepeal. Et oligi see, et lihtsalt pead jõudma inimeste juurde ja ütlema, et see asi ei ole nagu nii keeruline. Ja samas ka kulukas. Jaa, täpselt, ja see on kõige suurem asi, on sul kulu selle asja juures, jah. Ja siis sealt hakkaski, jah, sealt hakkasime tegema need asja. Ja algul oli huvi, et algul suur plaan oli muidugi, tegime raadile sükast suurt autonäitust asju, kus heli ja ütleme, et kogu ühel võistluseks kõigil midagi ja raadil oli toimunud sellele libeda raja peal see kiirendusosa ka ja minu suur unistus olekski olnud niimoodi, et on ühel pool kiirendus, seal on raadil on need lennukikünkad, off-road, heli, näitus, et nagu kõigile midagi. Ja aga kahjuks me kokkulepped sinna lõpuni ei saanud ja siis praegu vist on raadil suht keeruline ka, et sul ei olegi seda distantsi. No nüüd on jah, ega see ennem ka, nüüd on juba täis ehitatud ka, et ega too on juba ajalugu selles mõttes. Aga jah, peale seda 2017 Pärnu olin siis esimene, siis toodi mind kohtunikuks
ja siis sealt saadik hakkaski see pall veerema. Aga siis olid esialgu lihtsalt nimetatud rajakohtunik või Tehnilise läksingi tehnilise alla, poisi alla. ehk siis Priit Soosaare. Ja Priit Soosaarela sinna nii-öelda õppima seda asja, sest nagu huvi oli. Ja see entusiast, et noh, et see ala ära ei sureks, oli ikkagi nii suur. Plus veel meil enda klubilistest ja sellest oli ka ju rahvast, kes nagu seda ala ka nagu sõitsid, siis oli nagu endale ka nagu huvi, et võiks nagu panna õla alla, sest noh, ikka on, kas inimesed ei saa tulla või et need asjad ära ei sureks. Sest ega ju klubist, kui sellest me räägime, siis ju TRF-ist. Ja klubist kui TRF-ist, kommuunist kui Streetist võiks öelda nii. Street.ee-st nii-öelda, kus see asi nagu suureks kasvas. Sest et ju tegelikult TRF on toetab väga palju ju oma klubi liikmed just seda kiirenduse võistluse värki, üldse nagu motospordivõistluste värki. Jah, sest noh, meil on peale kiirenduse muid mehi ka veel, aga jah, et me teeme, hetkes seisus ongi see, et me ise teeme üritusi ja ise sõidame, ise teeme, et me nagu kõike teeme ise selles mõttes. Pluss veel klubilised, pluss veel meil on niisugune punt inimesi, kes on meile lähedal support inimesed, kelle tänule seda asjale me siin üleval hoiame, seda kultuurikest meil siin Eestimaal. Aga see, et nüüd see võistlus teha, kuidas nagu ametlik kiirendusvõistlus, et kuidas see pall veerema üldse läks? See oli niimoodi, et Edra oli teinud seda linnaetappi juba, aga Edra oli ju meil nii tubli, kuna keegi ju ei olnud ju korraldajad, ei olnud ka mingi aeg nii palju sõitnud muidugi ka, ei olnud korraldajad, nad tegid siin aastas ju, ma ei kujuta ette ka, ma ei tea, kui palju üritusi. Jah, et seda nagu oli palju ja siis tuligi, ma ei mäleta, kas Veedri või Kaari poolt, et võtke proovige, võtke see linnaetappi osa üle. 2019 aastal siis esimest korda siis tegime. Sest et linnaetapp esimest korda vist oli ju 2016. Jah, täpselt nii, 2016 oli esimene etapp nende poolt. Ja sealt siis hakkaski nii-öelda seda asja, hakkasime sealt, esimene etapp ongi meie, kes siis praegu siiamaani, jah. Aga kuidas see algus oli, et kui pakuti, siis oli kohe, et viskasid klubis selle kõigile lauda, et noh, teeme, et kõik olid kohe entusiastlikud või esialgu oli nagu seda põdemist palju? Ei olnud isegi. Ei tea, ei ole, et okei, õnneks oli see taust nagu olemas, et juba olid tehtud, ütleme, näitusi asju tehtud, kus juba meil jooksis seal parematel üritustel peale 3000 pealtvaatajad läbi, et üheks mingisugune nägemus ürituse korraldusest oli olemas. Aga kus seal pead tee kinni panema, seal oli väga palju agasid. Aga loomulikult, nemad olid toeks tagant, et selles mõttes, et ega... Nemad ehk Edra. Jah, täpselt nii. Kahekesi nad olid sellepärast toeks ja ma mäletan, et esimene 2019 üritusega pidime jälle uuesti, oligi täiesti värske nimi, nii valla ja kõigi jaoks, et kes sa oled, miks sa tahad? Kas 2018 ei olnud või? Ei, 19 oli meil, tegi veel... Kas tegi Edra ise või seal oli mingi aasta vist äkki vahele ka, ma ei mäleta täpselt ära. Sest et 2018 ma käisin ise linnas sõitmas Tartus. Tuli siis Edra. Siis oli veel Edra korraldatud, aga see oli juba seal nii-öelda teistpidi. Sest et seal oli mure, et rehvipõletus hais jõudis inimeste kuivatatud pesuni, et siis pidime otsa muutma, et see asi nii hulle ei oleks. Modernsel ajal on modernsed mured. Ja siis 2019 sai tehtud, ega see ei olnud ei teadnud nagu asjast nagu midagi, aga jah, tookord oli ka, et ega vallale pidime tõestama, kes me nagu oleme, kuigi tegelikult on seal oli nagu tehtud, kontseptsiooni muutunud, aga jah, ma mäletan, et kas EAL-i peasekretär äkki saatis kirja, kui tugevad korraldajad me oleme, kuigi esimest korda teeme kiirendust. Aga tehtud ta sai ja häda ei olnud midagi, ja nüüd on see nagu elu loomulik osa. Ja nii ta on, et see on niipidi, jah. Ja nüüd on juba tehtud neid kordi, jah. See on et see traditsiooniks saanud, et hooaeg algab seal. Ja, võiks juba, jah, selles mõttes ka. Kohalikud elanikud võiks ka mõelda, et üks päeva natuke plärina rikkam kui teistel. Jaa, aga see on ju tegelikult isegi ei ole tervet päeva, ta on ju... Tee läheb kinni hommikust, jah, aga tegelikult on see, et kui ei tule siukest õnnetust nagu eelmine aasta, et tuleb siuke vihm, et ära upub kõik, kenekad löövad errorisse ja peab ikkagi viimase sekundini, et
et jah, et kui pikend suhted on vee all, et äkki siis ei lähe kuivaks. Et jah, see nii ta on. Aga seesama, ütlesid, et nii-öelda kohalikud elanikud, et kas sealt poolt see vastasseis on väga suur või on see nagu... Eks on, loomulikult inimestel on erinevaid arvamusi ja kodu ukse pealt võib-olla midagi keeruliseks teha. Tegelikult on see koht on iseenesest hea, sest et keegi koduõue päris uksed kinni ei pane ja tegelikult on isegi, kui on seal nagu, meil on läbipääsud igale poole tehtud, isegi see, et kui see ala on nagu kinni, siis ikkagi võimalikult mugavalt ei pea väga suure tiiruga minema. Aga samas jah, igast ju võistlusi korraldatakse. Ja samas korra ka, mis me eelnevalt rääkisime, et alad on kinni, siis te olete ju garanteerinud selle, et kui on hädaolukord, et saaks kiirabi või pääste läbi sõita, et see kõik on ju ka tegelikult. Jah, selles mõttes seda peab nagu olema, jah, selles mõttes küll. Et ongi see, et kas kiirabi saab läbi jah, aga olukord on ka sellist ka, et kui tuleb sealt inimene, et tema tahab poodi minna ja tema ei ole nõus tiiruga minema, et siis on sellised asju ka, et peab tegelema kõigega. Loomulikult kõigile see kõik ei meeldi, loomulikult, aga ta on niisugune, samas ta on, mina ütlen, võib-olla vajalik. Ta on niisugune pealtvaatajale huvitav, see on nagu ikkagi tänava peal. Ja mõned sõitud on ka, et jah, sealt ei ole võib-olla mingit meeletud aega või mingit seda, aga see on selline hea alustada hooaega nii-öelda. Ja pluss on see, et tänu sellele, et ta toimub linnas sees, siis ta on ju pealtvaatajale ikkagist oluliselt lähemal olev üritus. Ja sinna ju tegelikult publikut on ikkagist iga aasta täitsa ilusti olnud ju. Ei ole midagi, ei saa nuriseda, olenevad aastast ikkagi, siin on ikkagi, siukseid suuri numbrid või nagu vanasti või autos, aga jah, siukene 800 000 inimest ikkagi läbi käib. Et sinna ei ole väga mugav võib-olla parkida ja teha, aga kuna see on jällegi jah, et see on põhimõtteliselt linnapildis kirjendusvõistlus, et seda ei ole jah enam. Vanasti ammu aegadel seal keset Viljandi linna ju painutasid 200 meetrit kurviga ja häda midagi, aga täna me proovime ikkagi olla viial ja rohutused ja kõik õhtul tervelt koju saaksid, et siis segust asja ei saa lubada. Aga nüüd see tehnilise kohtuniku värk, et kui sa ütlesid ka, et nagu peres polnud kedagi siukse tehnikuhuviga ja et kuidas siis sa nagu, kas sind aidati suunata sinna, et tehnilise poole või endal oli pigem huvi, et just tahaks selle tehnilise kohtuniku tööle tegeleda? Sellega on jah, et tegelikult on see, kõik hakkab jälle sellest, mingi hetk tekkis see, et kuna oli nagu see autokultuur surnud üleüldse, isegi me ei räägi kiirendusest, vaid üleüldse, ei olnud enam niisugust hängimist ka midagi ja 2014 või 2015 oli niisugune lugu, et sai võetud üle üks domeen, street.ee, see oli kunagi Tartu Streetes klubi foorumi see, aga see oli lukus. Õnneks teatud inimeste pidi ma sain siis selle domeeni kätte ja sai tehtud niisugune kommuun. Just suurem osa on too hetk oli nagu Lõuna-Eestis, aga nüüd on ta muidugi kasvanud üle Eestiliseks. Ja sealt õhtud see kohvi joomist ja asjade pealt olid inimesed, kes tundsid jälle inimesi. Ja sest oligi, kuna Priit Soosaar olid koos töökaaslasega Kristo Kalam, kes oli just õppima hakanud seda aastal 2016 ja Kristot ma juba siis too hetk juba teadsin ja siis oligi, et inimesi on juurde vaja ja siis oli nagu loomulik jätk, et kui ma midagi muud ei tee, siis ma võiks ju kohtuniku asja proovida. Ja siis ja nüüd siis olen selleni välja jõudnud jah, et nüüd tuleb ka vahest peatehnilise kohtuniku mängida jah. Ja kui praeguseks Kristo Kalamist on peatehniline saanud on ju ja kui Kristot ei ole, siis sa ju oledki tema osa tehtud. Siis olen mina, et me oleme selle suve nii-öelda ära jaganud jah, et ega nagu ikkagi käimisid on teha, et see peabki nagu olema nii, et ja mina olen jah, täitsa loomulik jätk, et kunagi väikse poisi nagu seda filmi sai vaadatud, siis oli suur unistus, et ma tahan saada suureks juhiks ja street raceriks ja siis sellest nüüd lõpuks kasvanud selleks, et jah, sai ka seda ametit peetud nii-öelda ja üks hetk, kui Kristjan Velder mul ikka augu pähe rääkis, siis sai hoopis tuldud ametliku peale ja ma üldse ei kahetse. Selle suure kiire street racerist sul on see, et sul on liiga palju juukseid vaata. Sellepärast ja sellepärast mõni aeglane see ongi enda autodega, et sellest ma olen aru saanud. Aga ma ei loobu. Õige. Et
aga see tehnilise osa, et noh, ühtepidi on see, et noh, mis kohtuniku töö on, et enne võistlust kontrollid need autod üle ja noh, et aga tegelikult kuidas see nagu tehnilise kohtuniku töö üldse välja näeb, see ei ole ju ka ainult see, et sa ju tuled võistlustele, vaatad autod üle, ütled, mis on hästi, mis on halvasti, paned allkirja, et sellel on ju ka kõva eeltöö tegelikult 2 hooaja vahel, mis ei no loomulikult kõik asjad, no nüüd on, ütleme, et on asjad juba nagu nii palju paika loksunud. Kui mina nagu tulin, siis oli väga palju otse tõlgitud noh, FIA-st need reeglid, aga need oleneb, ongi see, et noh, kus me sõidame esiteks, see vahe on sees ja asjad nagu paika loksunud, et jah, talvel on ka küsimusi, võib-olla vaatame, keegi ehitab autot, tule vaata, kas see nagu on okei. Või siis saatakse pilte või asju, et tal ei tuleks see üllatusena, nagu ma ütlen koha peal ka, et noh, no see ei ole ka niimoodi, et tee järgmiseks korraks korda või midagi, no see ei kõlba kuhugi, et see ei sobi nagu. Et loomulikult jah, et see käib nagu selle juurde oma vabast tahtest seda teed jah. Noh, pluss siis ju veel see ka, et ju tegelikult ju iga hooaja lõpus on ju koosolek, kus siis ju kõik selle tehnilise poolega ja peakohtunikuga seotud asjad istutakse maha ja räägitakse läbi, et kas oli näiteks mingit läbivat probleemi, läbivat viga, kas on kõik tehnilised lehed, ütleme, mis on üles kirjutatud, mis on nagu suuremad mured või mida muuta, sest noh, me oleme siin klassidel ka midagi muutnud, kui kadusid ära slikilaiuse mõtted, see võib-olla ei ole mõistlik ja nii edasi, et jah, see on kogu aeg lihvid seda kogu aeg ja nüüd ma arvan, et see on nagu päris mõistlikuks meie, kus kohas, mis võimalustes me sõidame. Et see on täitsa, see on nagu tehtud aastapikkune töö, sest et noh, seal meil tehnilises, ütleme, grupis on seal olnud inimesi veel. Priit Soosaar tegi väga suure töö juba alguses ära ja tema käest oli mul palju väga õppida aga samamoodi ju oli ka seal eesotsas vahepeal ka Tõnu, et kõik tegid väga suure töö ära, et ja muudes, et jah, nüüd on niipidi. Aga samamoodi veel võistlustel ka see, et nagu hästi paljud näevadki seda, nagu sõitjate silmist mõtlen, et lähedki kohale, teed tehnilise ära ja aga tegelikult sellega ju tehnilise kohtuniku töö ei lõppe. Te ju kogu võistluse vältel ju ei, loomulikult, ei kõike, kogu aeg sa pead jälgima, et meil on ka selles mõttes ära jagatud mingit aegade vahel, kes kus kohas, mis koha peal nagu mida jälgib. Et ei, seda ei saa jah, selles mõttes, et on asju, loomulikult on ju võtta või näiteks olgu see ehitus või autoehitus või mingi muu ehitus, et no jääb 2 silma vahele või midagi hakkab sealt tilkuma, ta ei märka meeskond, et õigel ajal, et on olnud minul mingeid ägedaid, praegu ka mõtlema, läheb juba stage'i sisse varju sprintki sees, mis nagu toimub, et see võib nagu pahasti lõppeda, et noh, võimalikult palju pingsalt jälgida, et oleks auto ikkagi reaalselt valmis. Või siis on mingid stanged lahti või ikka hea ikkagi, ise sõitja ka ikkagi ei taha seda traksi ikka kinni tõmmata nii palju ja õualt lopendab ja õnneks nüüd kiivrimured, asjad on nagu ikkagi õiges suuruses, et muidu oli hea, et mingi pundi peal võeti üks kõige suurem kiiver, päike paistis põse peale sisse, no mis tollest abi on, no sõida siis põhimõtteliselt juba ilma. Ilma ongi parem, see suur logisev asi seal peast teeb rohkem kahju. No ja kui ta sealt kuhugi poole hakkab kakkuma, et jah, et need asjad peab kogu aeg nagu jälgima, et need asjad oleksid korras, sest et kunagi ei tea, ei taha ju ette soovida midagi, aga need on olnud olukordi, kus asi peab olema õige. Aga kui palju sihukest nagu suli tegemist või sohki tegemist on, et noh, nõue on ju see, et tegelikult on ju paika pandud, et tehnilisse kontrolli sa lähed võistlusvalmis autoga. Et su auto peab olema täpselt samas konditsioonis, nagu sa hakkaks kohe rajale minema, jah, et juhi võistlusvarustus ei pea tal seljas olema, et oleks autoga kaasas, on ju, et selle saab üle vaadata. Aga kui palju siis on seda, et käiakse tehnilises ära ja siis minnakse boksis, tehakse mingisugune ja siis minnakse sõitma, loodetakse, et nagu no ega on ikka. Meil ongi tavaliselt niisugune rütm, et kui hooaeg algab, siis võimalikult palju tehnilisi oleks esimesel hooajal võistlusel, et või siis ütleme, et kui esimene võistlus ei ole nüüd täispikk nii-öelda suuri autosid, et siis ka järgmisel oleks võimalikult palju inimesi kohal, sest et esiteks on uued autod, muudatusi on tehtud
ja on üks asi, aga kas nüüd koha peal nüüd midagi teistpidi sobib, pigem on jah see teema, et tuleb ka isegi vanade sõitjatele meelde tuletada jah, seesama lause, et tuled võistlusvalmis, et mõned ikka tahavad ikka kas tulevad otse oma kodinatega või oi jah, mul jäi lahti, ma panen kinni. Ei, no see ei käi nii. See on jah, et see nii on. Isegi kui me oleme nii-öelda siin väga väikene grupp, kes seda motospordi harrastab, et siis võiks olla see võimalikult professionaalne. Et arvestades, et siin olen natukene ringiga käinud, ka allpool käinud vaatamas seda asja, siis me oleme ikkagi, Edra on kasvatanud, ütleme, väga tublid kohtunikud, ütleme nii, et me saame julge hinnaga ütelda, et me võiksime sinna allapoole küll minna õpetama, kuidas nagu oleks asi ohutu, kuidas oleks päriselt asjad käivad. Aga äkki natukene korra üritaks teha selgitustööd. Et pahatihti on nagu osadel inimestel välja kujunenud arusaam, et see tehniline kohtunik on just see kuri paha onu, kes kiusab. Et see on ühtepidi nagu siuke katkine grammofon, et seda on kogu aeg räägitud ja nüüd räägime uuesti, aga üritaks kuidagi nagu uuesti selgitada, et nagu miks see tegelikult nii on. Et isegi mitte selle juriidilise poole pärast, et kes vastutab, mis vastutab, kuidas vastutab, aga lõppkokkuvõttes on need tehnilised reeglid on kelle jaoks tehtud? No kõik tahate ju tervena koju jõuda. No tavaliselt on ikkagi, nagu ütleme, et kui mõni ehitab autot, ütleb niimoodi, et ei õpi teistest vaata. Et teed ikka oma veod, et kõik räägivad, et tee nii, sul ei lähe siis auto, ei lähe katki või niimoodi, ikka proovid, ikka läheks katki. Samalis on see ka, et kui on, ütleme, proovid liugu lasta mingi siuksed turvavarustuse koha pealt, kus ei ole nagu mitte mingit nulltolerants mingi selle koha pealt, aga kui sa ise oled nüüd natukene piki näppe saanud ja saad aru, miks peab olema need traksid niimoodi kinni, et no kohe hakkab õlad valutama, et sa oled seal kinni, et sa ei saa loksuda seal sees, et kui sa ise oled selle piki näppe ära saanud, tavaliselt noodmehed enam ei veiderda seal ja vedruta seal sellel teemal, et miks peab olema, kui tuli see kiivri teema, et paneme ikkagi motospordi kiivrid ja asjad, et eriti kui on sul kinnine visiiriga kiiver, et olgu see kasutage nii nagu ette nähtud, et visiir oleks kinni, et seda peab kahjuks ka vanematel hoijatel ikkagi meelde tuletama, aga tavaliselt, kellel on midagi elus juhtunud, nad saavad aru, miks need ilmad nii on ja miks seal peab olema ja mille pärast, aga ma olen saanud nii. Sest ega jah, lõppkokkuvõttes kõik need tehnilised nõudmised on ainult ohutuse pärast ja eelkõige selle sama inimese ohutuse pärast, kes selle auto roolis on. No suures mastaabis ütleme, kus me snitti võtame, vaatame, sest kõik on ju verehinnaga. Kellega midagi juhtunud, siis hakatakse mõtlema, et kõik asjade peale ei tule ja nii ongi. Sama on nende kõige selle turvavarustuse ka, et kas või mingid tulekohustussüsteemi, ütleme, need pritsi otsad näiteks, et jah, nad on seal küljes, aga nad ei ole fikseeritud niimoodi küljes, et nad ära ei liigu. Meie väga super siledate rada peal liiguvad nad ära ja siis, kui sa päriselt tahad päästa, siis kuhu iganes sul seda ju viskab ja siis on see teema, et kurat, palju oleks võinud päästuse, aga nii oleks pidanud olema. See on jah, et lõpuks ongi see, et juhus on pime, igast asja juhtub ja isegi toome lihtsa näitena, et kui ongi... Minuga ei juhtu. Sinuga ei juhtu. Ja. Mul tuli kohe sellega see välja meelde, mis mul üks ema ütleb, et minul juhtub, aga teised lõhuvad. Aga et kas või kui võtta nagu seda asja niimoodi, et jah, et ma olen rahulik sõitja, kui hakkab tantsima, lasen maha, mis iganes, siis kõrvalrajal võib olla ikkagi üks lollakas Lillevares või Järv või kes iganes, kes nagu hingehinnaga tahab lõpuni sõita ja kui temal läheb pahasti, võib-olla tuleb külje pealt sisse või mis iganes, et nagu et selle mõttes, et vaata juhus on pimene. Ja igati pidi, see on oled sa võistlustel või liikluses jah, et ega sa ei ole üksi seal. Et loomulikult jah, see kõik on õige. Et see on saa nagu, tegelikult on see ka, et ma saan aru, et tulevad on ka, kes tahavad proovima tulla, et okei, et meil vahval siis seda nõued nii ei ole nii range, et aga jumala eest, kus see kiiver on, et kõige hullem on, et nad tahavad tulla ju hobuste kiivriga, nad tahavad tulla siis mootorkiivris maha, käib pole klaasi ees, juba seal, et seda nagu, ma saan aru, et sul
äkki vanaisa oli elektrik ja seal on 2 S-i peale kirjutatud, saad talle kiivriga tulla, aga et noh, see ei ole päris see, et ja kui sa saad selle mängu suhu, et sulle meeldib, siis noh, kiivrid käest laastus on mingi 350 eurot ja see on sul ju mingis mõttes võib-olla, kui sa ei roni väga kõrgele, nii eluaegne. Jah, ja selle kiivriga on see ka, et vanaisad päästis, miks siis mind ei päästa, see ka ei ole vabandus. Ja. Vanas juhtub midagi, ei juhtu isal midagi, ei juhtu minul ka. Et jah, aga ühtepidi see ongi niisugune, et tehniliselt on need kurjad politseinikud seal, aga samas tegelikult see kõik ongi juhi enda pärast. Jaa, sest et kui juhtub, kahjuks nagu ikka on see, ükskõik mis valdkond on, et kui pärast midagi juhtub, siis hakatakse alati süüdlust otsima. Ja ega enda pärast, et samamoodi, kui ta tuleb siin ehlise, kirjutab allkirja alla, et auto on ju tehniliselt ette valmistunud ja sa oled selle käinud, et me vaatame selle nii ruttu kui põgusalt ja kui palju seda võimalik on nagu vaadata selle aja mahu sees ja ega meil on ju voli ju keset võistlust samamoodi minna seda üle vaatama, kui jäi midagi kahtlaseks ja loomulikult me kõnnime ringi ja kui me ligi tuleme, siis kõik löövad seljad püsti ja hinga ka kuhugi poole, et äkki midagi nüüd näeb, mida me ei näinud või midagi, et aga see on ikkagi sinu enda pärast, et noh, nagu siin on olnud ennem ka räägitud kindlasti, et ei ole väga palju õnneks pahandusi olnud ja et noh, jumal tänatud, et las see jääbki nii. Täpselt. Aga mingisuguseid ei tahaks nüüd nagu mingit avalikku poomis või häbiposti teha, aga mingid siuksed huvitavamaid asju, vahet ei ole, kuna sa oled seal nii lõuna pool ka käinud, on ju, või noh, nagu sa ütlesid, allpool, on ju, et mingisuguseid nagu siukseid naljakaid juhtumeid või asju selle tehnilise kohtuniku tööga seoses just. Ei, kindlasti on. No on ikka, Eesti koha pealt tuleb meelde, lähed, vaatad trakse, tõmbad traksis, võtad kinni, tõmbad traks, kukud küljest ära ja tema läheb sõitma ja ta ei sõida aeglast kassi. Siis vaatad otsa talle, et sa pead, mis toimub. See on veel siin. Aga vana hea, noh, viimasel minutil ehitad autot, asju, värgid, särgid, ega nad on ta asi. Siis me jõuangi täpselt selle sama koha peal, et siis me oleme haid ja ründame kas või mitmekesi, et sõitmata, kui sul asjad on olemas, ei jää lihtsalt, et ma vaatan seda need üle, et noh, igat mutrit muidugi ei jõua kontrollida, aga jumala eest, no ma ütlen, et mul oli siin rihma teid näppu. Mul endal on ka nii hästi meeles, see oli 2018 finals, reede õhtul oli vaba rada testipäev, lasin seal mootori pudruks, tulin garaaži, öö läbi remontisime, hommikul tulime Kiltsil tagasi. Kristo Kalam nägi, et ma olin katki läinud, nägi, et ma ütlesin tagasi. Tuli, noh, kuna tehniline oli mul juba läbitud, vaata, siis tuli boksi juurde, vaatas otsa mulle, et mis seis on. Ma ütlesin, et nüüd vist on hea. Vaatas otsa mulle, palju maganud olen, ma ütlesin 1,5 tundi. Ja siis Kristo vaatas mind, ütles ka, et palun võta nüüd inimene, kes on kõige rohkem sul tiimis puhanud ja las tema käib korra veel kõik poldimutrid üle. Lihtsalt kindluse mõttes, et ta ütles ka, et temal on ükskõik, kas see pudru läheb sinna raja peale laiali või mitte, aga et su enda pärast, et ei oleks niinutatud lolli tühja tõmmet või sinu enda ohutuse pärast, et kontrollige asjad üle. Ei, loomulikult see on igati pidi, esiteks jah, et... Ja oligi, üks klamber oli lahti, veeklamber veel. Aga... Et ka see on igati pidi jah, kas alati ei pea juhtuma, ütleme, et mingit traagiline mingi et samamoodi jah, et sa lähed seda tõmmet tegema, sa lööb tegemata mingi enda ühe klambri pärast. No. Et täpselt samamoodi, et nii palju kui näed, et nii on, et aga jah. Noh, et aga see ongi just see suhtumine, et see ei olegi see, et ma olen kuri ja tahan sinuga pahandada, vaid ongi see, et tegelikult see ongi su enda pärast, et nagu noh, et samamoodi, kui sa lähedki poldi nagu autoga, millel võib kuskil midagi rohkem lekkima hakata või midagi natuke pudeneda, siis sa oled ju osalustasu maksnud, sa oled vaeva näinud, et sinna jõuda, siis mis sa lähed sinna foori taha niimetatud tegema sihukest tõmmet, et jääb pooleli. Ja loomulikult jah. Et nendega jah, see on kõik õige. Lõpuks on see teema, me tuleme sõitma, sõitjad tulevad sõitma,
pealtvaatajatel on ka vaata ju mõistlikud hodud sõidavad, mida kui foori all harjadega kokku lükatakse teda. Või lükatakse juba enne burnout boksi või peale burnout boksi tagasi, sest et midagi on pahasti vaata. Et ei, asi ei ole nii, et ja loomulikult, kui on ka kahtlus mingi reeglite ja asjade üle, et ega ei hammustana. Ja kui on, ütleme, sõnastusest võib-olla ka ei saa nagu aru või et loomulikult küsida, et ega me oleme ka samamoodi, reegel otseselt pole muutunud, aga sõnastust olen muutunud, sest et ise hakkad ka vaatama, et võib-olla see ei ole nii hästi aru saada. Mina saan aru, aga teine mees loeb ei saa aru, et mis me nagu mõtleme, et see nagu on nii, et aga ei, arvestades seda, kui nagu rääkida tehnilise poole pealt, et käinud siin Saksamaal, Maltat nähtud, ega seal on igal pool on seda pudru ja kapslit, olgu see FIA üritus või mitte, et see on täitsa okei, et ilmselt käib selle juurde, aga ei. Seda me teeme ja see kogu see kiirenduse, korralduse, ütleme siis kohtunike punt on samamoodi, et juba niivõrd juba tehtud, juba nii palju aastaid ka juba, et see tundub täitsa loomulik osa, kevad tuleb, sa juba tead, et suve ei ole ja nii on, et no, see on täpselt nagu Keit ütles, et see ei ole nagu kohustus või töö või asi, vaid see ongi nagu elustiil, see on osa elust, vaata. Ei oska eemal olla jah, et nagu ennem kui öeldud ka, et ma mingis aspektis olen ikka kohal, et ma olen vist väga vähe olnud nagu päris pealtvaataja. Selles mõttes, ma ikkagi olen jah, et ikkagi, kui ma pealtvaataja olen, siis vaatad mul kaaskohtunik otsa, et jalutad siin, tööd oleks vaja teha. Või siis olen olnud sõita, siis on see teema, et meil on kohtunike puudus, siis lähed teed altuurat, lähed appi, päästad selle päeva ära, et ikkagi selle nimel, et praegu on see kiirendussport nii ägedalt elavnenud just suuremate poole pealt ka. Ütleme mõned aastad siin tagasi oli striikklassid just, et AEB-d olid popid, aga nüüd on ju OL-is ja ilmselt nüüd ka suuremas OLX-is on juba niimoodi, et konkurentsid on juba sellised, et ei ole niimoodi, et 2 auto üstus enam, et see on nagu väga äge, arvestades, et me oleme mingi väikene Eesti. Aga see sama, korra rääkisid välismaast, ma tegelikult tahtsingi sellega küsida, et kuidas see nagu taseme vahe on just nagu autode ehituse või ettevalmistuse pealt ja ohutuse pealt, et kui palju nagu, et sa ju näed seda, mis siin toimub, kui sa nüüd lähedki lõuna poole, et kuidas siis seal see nagu vaatepilt on? Ei no seal on mingid, meie jaoks seal nagu ongi mingi Hans tuli mingi lihtsalt ühe koha pealt sisse, mis me nagu mõtlesime, et miks see nagu nii on, aga ju siis nagu nii on, aga kvaliteet seal allpool on just ka seda esiveolist ja seda diislit ja nood on küll ehitatud, meil on ka käinud siin, 2019 aastal meil käinud Speedestil minu aasta on mõned äkki lätlased käinud, esiveolised, sa vaatad sinna otsa, tehnilised on ju kõik, on ju klamberid on, kas ta koos ka püsib või? Ma ei tea, asi on kahtlane, et seal lõunas ütleme, et on siuke jah, et esiveolist on palju, siis on seda, ütleme, kiiretus, ütleme, et ma ei oska öelda, sportautot, mehed, kellel ei ole kahju mingit R8 puuri sisse ehitada asju, et siuke kontseptsioon ja et selles mõttes on nagu äge, et ma oleme siin paar korda käinud, nii siin Lükk ja TRF-i meestega siin käinud, et see on äge, kui Lükil veel E30 oli, et see Leedu trip. Ja siis oli ka R8 Spider-mees ei saanud aru, mismoodi see E30 nii kiiresti sõidab. Eestlased olid rinnakummi, me ikka oskame teha siin asja. Lükil oli seal väga äge auto, või siis Rainil oli Audi V8, kus olid ära kaotatud nukapingutud, siis üks nägi ja siis kutsuti kõik ülejäänud rahvas ka sinna vaatama, kus see tehtud siin on. Ja kui me Leedust räägime, siis tegelikult Leedus on üldse nagu publiku mõistes just nagu väga äge, et isegi kui meil nüüd Eestis on see, et publikut tuleb järjest juurde, pigem viimaste aastate jooksul saaks öelda, et ikkagist publiku numbrid on tõusudel hetkel jällegist. No meil on vaata see asi ka, et kindlasti on see, et kuna nii palju üritusi on samal ajal, et kui on ilmselt, kui lähme meie aastast sinna 15-20 aastast tagasi, kus ei olnud nii palju üritusi, kes tahtis autosporti vaadata, siis olid lihtsamad valikud. Meil klapivad kõik, eks me vaatame ka samamoodi ürituse korraldaja aspektis, et ei oleks millegagi samal päeval võimalikult, eriti sarnase üritusel, ütleme, et mingi driftiga ei klapiks või mingid asjaga ei klapiks, et saaks seda publikut jagada, et
rahvas seda jälle nii palju pealt vaatab nagu vanasti lihtsalt. Aga see ongi see, et nüüd Eesti keskmine pealtvaataja on nagu pigem nagu natuke passiivsem. Ta on raja ääres, ta aplodeerib, aga ta ei ole niisugune nagu aldis või vaba suhtleja. Et Leedus ka ühe korra, kui käisin võistlusel, siis see, mis seal nagu toimus, see nagu just see publiku huvi, et inimesed, täiesti võõrad inimesed tulid rääkima, nägid kohe, et Eesti lipp, ise hakkasid inglise keeles rääkima, kas tohib autot vaadata, kas tohib pilti teha. Kohalik Klaipeda mingi BMW klubi tuli ka, et oi, kas me tohime pildi teha ja üles panna. Mõtlesin, jaa, loomulikult. Siis oli see, et näed, et tahad äkki kleepsu mälestuseks. Loomulikult, pane ise auto peale kohe sinna taha aknale näiteks. Ja ta oligi see, et nagu seda enda jaoks esialgu oli nagu mõnes mõttes šokeeriv, siukse see ei ole harjunud. Jah, sest üldse eestlasena ei ole harjunud siukse asjaga. Aga teistpidi oligi see, et see oli niivõrd äge kogemus, et sul oluliselt rohkem inimesed tundsid huvi ja suhtlesid ja nagu see nagu teistpidi nagu ka motiveerib kuidagi nagu nii palju rohkem. Ja loomulikult, mulle isiklikult hästi meeldib see Leedusse Kasluruda rada seal, et see meie selle ajavälbas ma suudan siin alati ainult septembri viimasel üritusel minna. Aga see on nagu äge, jah. Mulle nagu hullult meeldib juba käia seal niisama ja nüüd, kui ka käisime, siis oli ju meil see Täpsi oli oma Dragsteriga kaasas, see oli ka ju täielik tõmbenumber seal ja seal tuli ju lausa järjekord, et kõik tahtsid sõita seal saada ja et selles mõttes, et kuidagi ta on Leedukad kuidagi avameelsemad, julgemad ligi tulema, jah. Selles mõttes küll. See on täitsa õige, et selles mõttes siuke vibe meeldib. See on seal, too rada on meie mõistes võib-olla 10-15 aastat tagasi, aga nad suudavad sõita küll, et ei ole häda midagi. Sest jah, mina rullikaga, ühe korra on seal käinud, siis rullikaga sain, siis põhimõtteliselt täpselt sama sõidetud nagu samal ajal Kiltsilgi. Et madalat 10 sai ilusti vajutatud. See on hästi huvitatud ja väiksed betoonid nagu, suure nagu meil, aga ei, mulle ka väga meeldib, et ma ikka tahan, kui on võimalus, et ma ikkagi jälle minna. Ja Kaasluga on veel see ka ju äge, et seal saab tegelikult seda võistluse läbiviimistempot natukene paremini teha, kuna kui sa jõuad ilusti maha pidurdada, siis sa saad kohe ära pöörata bokside poole ja saab juba järgmine ekipaaž peale tulla, vaata. Ja kui sa maha pidurdada ei jõua, siis tulevad sõjavanud ütlema, et ära nii kaugele tule. See on siuke väike konks asja juures. Aga ei, jah, see on väga, väga okei. Aga nüüd ongi see, et eeldatavasti meil on aprill, aga see osa peaks kuskil septembris välja tulema. Võib-olla on isegi meil juba 2025 hooaeg läbi. Inimestel hakkavad mõtted tekkima, et autot edasi ehitada või uut autot ehitada. Ja kui ta on mure, et kuidas seda peaks tegema või kuidas seda reeglit tõlgendada, et kas see võib ju vabalt pöörduda su poole, et ei pea kartma. Ei, loomulikult meil on kõik, kes meil seal seda tehnilist teevad, et loomulikult, et kontaktid saab ja saab üle vaadata need asjad, et kuidas nagu too võiks nagu olla ja üle kontrollida, kuidas nüüd ütleme, et uued serdid asjad on, et kui mingi kahtlused on, et jah, vanad sõitjad oli, et helistavad mulle siin päeval öösel, tollega ma pean leppima, mingid asjad ja siis ise töötan meelde, aga ei, loomulikult, et ilmselt nii kaua, kui veel jaksu on seda, siis peab seda sporti, kas siis korraldaja kohtunikule ja võib-olla kuna kui see augustis nüüd välja tuleb, mine tea, äkki ma olen see aeg võib-olla sõitnud ka oma ühe nelikuga juba siis ise. Aga seda ei tea. Jutt on vahva, sest see on juba see kevad on sama, aga aastanumber vahetub ainult. Kevad on sama, kohe tuleb mingid mured. Aga seda sa saad pärast kommentaariumis ise juba öelda, et kas läks hästi või? Või siis ma ütlen, et ole hea, võta video maha. Aga see kui on inimene, kellele see tehnilise kohtuniku pool pakub huvi ja ta tahaks ka võib-olla ühineda, mis ta siis tegema peaks? Võib võtta ka minuga ühendust, võib võtta inimesed, kas võtta siis alakomiteega ühendust, võib otse minuga võtta loomulikult ka, jah, nagu ma just ütlesin, aga et meil on olemas selles mõttes et
meil nagu on ka ju mootorratta pool, mm. et võib-olla on keegi või täitsa mootorratta inimene ja arvab, et oma elust ta tahaks võib-olla ära jagada mingit osa sellest kiirendusspordist või lihtsalt huvitub, et ei, ja mitte ainult tehniliselt, et ega meil on muid kohtunikke ka, et kellel see korralduse pool huvi pakub, ma arvan, et loomulikult, kas või minu endaga ühendust ja küll ma siis edasi suunan, kui ei ole tehnilisi jutt. Aga mis eeldus selleks tehniliseks kohtunikuks on, et nagu ei nõua ju seda, et sa oleks paberitega luksepp või lõpetanud autoinseneri alal ülikooli või mis iganes, Ei, seda loomulikult mitte, aga ilmselt seal ikka peab olema silma, ja loomulikult ikka mitte ainult silma, et eks peab olema selles mõttes ka enda iseloomu, jääda kindlaks oma otsusele, et see nii on, et võib-olla võib tulla kindlasti mingisugused vaidluskohti, aga ongi see, et siis võtame uuesti selle läbi, vaatame üle, et kuidas seda tõlgendada ja kuidas see asi on, et ei, arvestades, et kes meil on käinud, ma ei usu, et see nagu väga endal huvi on ja nagu aega, et seda entusiasmi, et seda sporti tahad üleval hoida, siis ma arvan, muud asjad on juba kõik nagu nii-öelda õpitavad ja treenitavad. Et ega mina ka ju ei tulnud niimoodi, et Vüürer sinna platsi peale, et väga pasi käima, et see kõik on nagu aastatepikkune töö olnud, õppinud koos sõitjatega, sõitmata õppinud, ise õppinud, käin mujal vaatamas. Mul on samamoodi, nagu ennem on öeldud, head juhendajad, kes kuidas mida käituda, et kuidas olla nagu õige. Aga see sinu enda sõitja pool, seda on ju, see ju täishooaega pole vist kunagi teinud, on ju? Ma olen lihtsalt natukene pläristan niisama ja vahepeal, et kuna ta ei ole ka väga mingi võimsad autosid olnud, aga lihtsalt, et seda, ega kui sa selle puu alla satud, ega siis ei ole mitte mingit vahet, siis sa võid seal need samu Vindi Toretto sõnu enam-vähem öelda, et siis ei ole mitte mingit vahet. Aga ei, no plaanid on ikkagi ka, et ilmselt, ma arvan, minust ei saa võib-olla sihukest, et kes paneks võib-olla täishooaegased. Aga vahest ju tahaks ikkagi foori seda. Muud närvi ja saada sinna, jah. Ja ise kiruda tehnilise, see kõige tähtsam. Selle pole. Hea on ju minna ja Kristoga vaidlema hakata. Ja, mis nüüd saab. Täpselt. Aga vaatame sinna peale, jah, et mul need Audisid vanu igasugused on, et siin on, ütleme isegi mitu tükki isegi soolas. Ma ei suuda ühte projekti kunagi ära lõpetada, kui kolmas käib ja see on väga halb asi, et see on hunnik mingi mõttetud asja, aga ikka midagi ei sõida. Üks, et pead lihtsalt kõigist kolmest ühe kokku panema, küll siis saab. Et vaatame, jah, loodame, ei saa midagi ütelda, jah, aga asjad on, aga kokku oleks vaja kruvida, mingid lihtsalt asjad takistuseks. Jah, praegu oleks nüüd kaunis keeruline ka vist nagu tulevikuplaanide kohta küsida, sest et nagu juba eelnult ütlesid ka, et nii kaua kuni jaks on ikka, siis peaks ja tahaks teha. Aga nagu kas on näiteks, kas või nagu tuleviku mõttes, kas on mingeid mõtteid või mingid unistused, midagi nagu juurde teha või nagu mingit või kuidagi... See on hea küsimus. Ei kohtunike mastaabis muidugi võib-olla. Neil on üldse ka ürituse korraldajana või võistluse korraldajana. Aga ürituse korraldajana ka tegelikult on see ka, et ega need valikuvõimalus, kus teha, on nagu ka nagu oma küsimus. Ja samas on hetkes seisus on me oleme täpselt niimoodi, meil on nüüd tekkinud ju tegelikult ka väga palju piisavalt korraldajaid, et me kõik oleme oma koha peal. Et ei saa, et ma ei ole mõtet mingi Tartu sinna lennuväljale mingi tegema minna, et võiks ju teha, aga praegu me teeme seda linnaosa etappi, mis on minu arust nagu täitsa vahva asi, et küll ta ei ole küll 400 meetrit, aga pealtvaatajal on kindlasti midagi huvitavat just, et see tänava maik ja võlu, mis nagu enne alguses sai räägitud. Jah, pluss on see, et ta on publikule põhimõtteliselt koju kätte toodud üritus. Jah, selles mõttes on ta huvitav, sellepärast ma seda joont olengi nagu veel jäänud, et oleks loomulikult, et võiks tulla ju siia Haapsallu, aga ongi see teema, me kõik oleme seal Tartu inimesed nii-öelda ja jätame selle Tartus, Haapsalus on teisi korraldajad ka, kes teeb. Sest jah, ma ütlen ausalt, ma ise nagu hullult tegelikult kaifin seda teie tehtud tänavavõistlust. Ma olen saanud ainult 2 olen osalenud, üks oli siis küll veel edasi korraldatud, see, mis te korraldasite seal, mul läks nii hästi. Ükskord remontsid mul seal taga otsas natuke kaua. Kohale jõudsin, aga rajale ei saanud. Et sellega läks nagu ta läks.
tagantjärgi tarkus on see, et hea oligi, et nii oli. Aga tegelikult on nagu kaif ja äge, et see ongi natukene, mis mind nagu selle nüüd, kuna ta üritaks ju kiiremaks minna nagu suuremas klassis toimetada, et siis see nagu teebki kurvaks, et nagu seda poolt ei saa vaata. Jah, tollega jah, mootorrattad ei luba ja see jah, et ütlen ausalt, Supergas on meil viimane klass minu aasta, jah. See on juba kaunis kriitiline seal. Ja süda jätab lööke vahele seal ja kõige parem on see ka, et sõitjate puhul on alati see asi ka, ilmselt sa tead omast käest ju. Jah, mõte on mõistlikult, auto jääb terveks, laseb maha kui mingi jaama. Ei, silmaklappidega hobune. Sul on pill jumala risti. Hoiad peal. No meil on mõnikord juhtunud, et kui sa peal hoiad, et sa ikkagi ei saa sinna lõppu nii hästi. Mul tuli kohe Mihkli see rullikas meelde, mis see seal piirdes ära käis. No, ja siis sai pahandada. Et selles mõttes ja ühe korra oli veel üks Toomela autoga ka juhtus ka sama asi, et oleks natuke teemal auto oleks natuke rohkem katki. Aga täpselt see asi, et ega seal on kitsas ja seal on ega ta ei ole nagu selles mõttes hea, et rahvas on ikkagi see piirde ääres ja kõik asjad ka, et ega ikka on äge vaata rahval pealt võimalikult lähedalt, aga me jõuame jälle ohutuseni, et see Supergas on juba natuke võib-olla liiga kiire selle koha jaoks. Kuigi näiteks samas, kui võtame Janar Lükki selle rullika, tema sõitis ka Supergassi ja seal läks küll täitsa ilusti ilma väga suure närvikõdita. No vot, need õpid mehed, saavad sõita küll sirgelt peale vahet, kus ta sõidab. Ega ta Leedus sõitis ka väga hästi. Jah. Sest jah, ma nägin, et aga see DRF-i see tänavaüritus, see on kuidagi hästi kaif, et nagu tegelikult hullult tahaks enda selle 7. seeria, niinimetatud 7. seeria põlmiga ma ei saa sinna tulla. Ja mingit nagu... Tere tulnud Street Pace ausõna, mul on lihtsalt natuke rohkem tehtud. Ohutud. Aga polegi nagu mitte midagi muud võtta, midagi tulla. Nüüd Ruudil on see 4. seeria BM, et ma üritan nagu talle peale käia, et anna nüüd korra, et ma korra lähen proovin. Juhtub midagi. Aga ei ole veel vedu võtta. Ja seal N-seeria mootorid on võtta. Ei, ma kuna talle ütlesin ka, et ei, loomulikult osta see auto, ikka aitan, aga kui see mootor ise katki läheb, tollega ma ei mitte midagi teha, et mul need LS seal riiuli all midagi ikka vedeleb. Jaa, LS on tore, jaa. Aga see selleks, me läheme väga kaugele asjadest. Aga sinu 1-2 kõige eredamat mälestust Eesti kiirendusega? Eks kõige Pärnu muidugi, Pärnu üritused, kui need mitmepäevased ärkad oma hommikukastes ülesse ja kõik virgutavad ja on võib-olla selles mõttes, aga ikka need rekordid, et tegelikult ütled küll, et oled tehniline kohtunik ja et ei saa olla, aga tegelikult ikka elad kaasa ju. Ma olen mõnda sõitjad ju tead ju ikkagi lähemalt ka ja kui hakkavad, siin oli vahepeal ju järjest ju iga sõiduga mingid üks teeb rekordi, teine teeb rekordi, siis on nagu, et selles hetkes korraks oled sa oma kohtuniku pingist väljas ja pealtvaataja rollis ja elad sellele kaasa, et saab küll, et see on nagu väga äge. Midagi täpselt ma vist niimoodi ei oskagi ütelda, aga just need rekordid, mis nüüd viimastel aastatel, kui need järjest tulid, et see on nagu uskumatud ja muidugi siin ütleme siin, kuna siin seltskonnas on ju esiveoliste austajaid ju ka, et mul siin sõprusringkonnas ja punivad siin vastu tult, nii et hambad ristis. Ise oled ka ju samasugune. Ma lõpetasin, see aitab, ma toda autot ei piina, luba, ma ausõna, kommentaatorid saa enam kommenteerida. Aga siis, kui oli 10-9 sõitis, siis mõtlesin ka, et no mis, et Leedus on 10-9, rääst mõtlesin, nüüd pakime asjad kokku, läheme Leetu, see on tehtud. Et siis, kui läheb hästi, niimoodi, et kui inimesed on planeerinud ja nad on näinud, sa tead, et inimesed on võimalikult palju tööd enda autosse pannud ja see tulebki välja, mida sa ootad, see emotsioonid inimestel näos. Et kõige parem on see, et kui ei suuda oma nutikad vaata ka, et mis aega sõitis ja tuleb tagasi, vaib oma suurte raeguja silmadega otsa, kõik rahvas plaksutavad, siis ongi see teema, kas ma lasin nüüd laiali või läks hästi või mis toimub, vaata. Jah, Joelil on olnud seda, et peale tõmmet sõidab tagasi, kõik tahavad teda ära kägistada ja siis on see, et peale tõmmet sõidab tagasi ja kõik tahavad surnuks kallistada, sest et mees tegi nagu siukse teo, vaata, et kui mõlemat oled kogenud, siis ongi see, et vaatad, terve hunnik inimesi on ees, et nüüd tulebki see, et mis nüüd? Mille eest või mida?
ma ise mäletan ka nii hästi, kui ma selle Tellinguga 8-8 sõitsin sellel no-boost'i testipäeval. Läks laiali, rada õnneks jäi puhtaks, siis Raivo tuli ATV-ga ka. Ja ta vist 3 või 4 korda pidi mulle ütlema seda aega, ma ei saanud ikka aru, mis ta mulle ütles. et nagu vahest ka seda nagu ongi keeruline vastu võtta, vaata, kui tulebki siuke asi, mida sa nagu tahaksid, aga sa isegi ei oota, vaata veel. Ja ei, loomulikult jah, need on olnud, et meil selles mõttes Tartus on üks esiveoline punane Golf 1, et samamoodi, et nad tegi väga hea aja ja tegelikult mingisugune 300 meetri pealt läks keegostised pooleks. Ta sai midagi sellest aru, sõitis peaaegu tagasi ära. Aga keegostis on õli ka ju sees. et juhuu, parim aeg ja nüüd on juhuu, mopp on seal. et enne kui hakkas juba Tallinna Sipi, kui sõida enam, kus sõitis ju. Tegelikult oli katki juba kõik seal. See on jah. Aga ma arvan, et siinkohal ongi meil aja lõpetada. Jah, mis ma oskan öelda, tulge sõitma. Täpselt. Tulge sõitma, loomulikult. Ja kõige hullem on see, et kui tuled sõitma ära, siis on väga suur nagu protsent, et sa ei saa välja enam sellest. Sellega pead nagu arvestama. Ja, et pärast on uus kulukas hobi juures, ükskõik milline, aga see on nakkav. Ja selle sõitma tulekuga ongi see, et kui sa ei tea, mis indeks on, mis indeksit auto sõidab, kui kiiristus auto sõidab, kuidas seda protseduuri üldse teha, siis alati küsi, kõik hea meelega räägivad ja meil on Runwatch Sprint klass, kus saab väga lihtsasti mõnusalt proovida. Saab asja selleks, et võib-olla suure entusiasmi tahad tulla, aga saad võib-olla aru, et see ei ole võib-olla sinu jaoks ja. Aga ma kahtlen, ma väga kahtlen, nii palju inimesi on tulnud nii palju juurde, et vaevalt sa sellest ringist välja saad. Aga meie täname ja Sipuliga kohtume varsti. Võistlustel näeme ilmselt, jah. Ja võib-olla kunagi veel istume siin, räägime jutusi. Juttu võib alati rääkida. Ja. Nii, et kõik, kellel on küsimusi, mingi kiusake pealiku. Pealik on niikuinii süüdi. Jah, pekski pealik on süüdi. Ja täname ja järgmise korrani. Teeme nii.